palun siis Teet keerab meie täna õhtusöögi välja. Meil siis õhtusöögi menüüs on kartulipuder peekoni ja juustuga, umbes 500 midagi kilokalorit. Ja siis on Ranna-Rootsi Stroganov kartulitega, mis on kokku umbes sama. Peamine erinevus on siis selles, et see Ranna-Rootsi oma, see on ebakülm. Ranna-Rootsi oma on, Teet äkki saad selle lahti teha. Ranna-Rootsi konservi soojendamine on palju tülikam kui siis tõesti 200 grammi vee keetmine. No ja kellel on väikseid lapsi, siis teab, mille moodi see kartulipudru välja näeb, aga see selleks. Igatahes hinnavahe siis suurusjärku selline, et see 100-grammine Stroganov või vabandust, 100-grammine kartulipuder maksab umbes, mis ta siis oli, 5 eurot ja Stroganov täpselt hinda ei leidnud, aga on suurusjärku 2,5 euri. Nii et mis siis ikka, hakkame pihta. Kuidas on, kummast alustame? Alustame sellest väikse lapse selle samuse asja moodi juustu ja peekoni püreest. Nii. No, nagu mingid porgandi asju. Nagu lasteinet. Niisugune püree. Ega tal erilist maitset ei ole, suhteliselt magus. Magus, jah. Et niisugune, ta on okei. Kas ta 5 väärt on? No ütleme selles suhtes, et kuna see kaalub 4 korda vähem kui see sama kaloraaži juures, siis miks iseenesest mitte. Aga nüüd võtame siis seda, kus on ikkagi päris lihatükid sees. No ütleks, et need ikka omavahel ei ole võrreldavad. Stroganovi maitse elamus, kui palju üldse konservist saab maitse elamuseks nimetada. No see on ikka delikatess võrreldes selle püreega. Näidati niimoodi. Ei, no ta nüüd nii ei ole. Aga ütleme, kui me hindame nüüd siin niisugune 10 palli süsteemis. Kartulipuder peekoni juustuga, meki. Proovin uuesti. Peekin uuesti. Meki uuesti. Sellises matkal, kui sa nagu seda delikatessi ei soovi, siis see on hästi. Nii väike pakk ja saab ikkagi tegelikult kõhule midagi. Ei no see on 500 kilokalorit, et see on ikkagi täiesti arvestatav heine. Jah. Aga kui sa tahad ikkagi nautida sööki, siis on kindlasti see konserv mõnusam. Kas seda kas ei võtaks isegi tööle lõunaks kaasana? Jah. Kuigi 2,5 euro eest tööl lõunat. Ja ega sööklas vist päris selle raha eest midagi ei saa. Jah, tavaliselt ongi 2,5 euri umbes või 3,90 on meil suhtes on lõuna. On. Aga lihatükid on ikka tekstuuri. Ikka korralik. Mõlemad näevad natuke imelikud välja, aga miski pärast see konserv meeldib paremini. Jah. No konservis on ikkagi see, et kui seal on peal kirjas, et lihatükid sees, siis sa saad aru, et sa sööd lihatükke samal ajal, kui siin on, Siin on ka mingid tükid. Mingid tükid on, aga ega ma päris hästi aru ei saa, mis see on. Mul on tunne, nagu keegi oleks seda korra söönud ja välja seedinud. No midagi, siin on midagi. Mingid magusad ja... On, midagi on. Et võib-olla, kui siin on natukene soola, pipart, midagi, ta on ütleme niisugune hästi tagasihoidlikult maitsestatud. Ta ei ole halb, ma sööks teda, aga ütleme niisugune... Ta on magus. Ütleme, et kui nüüd võtta niisugune, et mida on võimalik metsas matkal süüa, siis see meki, ma ütleks 10-st umbes 5. See on niisugune okei. No see on umbes nagu koolis saad hindeks 3, rahuldav. Ta annab energiat. Ta annab energiat, teda on lihtne teha. Mida sa tahad, kui sa käid metsas matkal? Sul on vaja soola. Suhkrut saab, soola. No tegelikult selle soolaga on see, et kui sa lähed ühepäevasele matkale, siis ei ole erist vahet. Aga ta on kiire, ta maitselt on okei, ta on niisugune rahuldav. Samal ajal, kui see Stroganov
on siukene, kui ma läheksin vanaema juurde, kes ei ole kunagi hiilanud liiga hästi toidu tegemisega ja ta laua peale toob pajatäie seda lobi, siis ütleks, et sööd selle ära, täitsa nitsekas, no mingi siukene äkki 7,5. Kuidas tundub? On õiglane? 7,5 jah. 7,5 ja siis ütleme see meki niukene 5 umbes, siukene suurusjärk. Ma arvaks, et see on nagu ikkagi konservit ja see on siis pakist, et kui see on päris toit tehakse, siis ta on nagu teisem. Jaa. Nojah. Matkas ootas küll. Järgmise korrani.